Lamatise pikkust mõõdetakse suunaga peast varvasteni. Haava pikkust mõõtes võiks pidada meeles, et pea asukoht on kujuteldava kella numbrilaual 12. Varbad asuvad alati kujuteldava kella numbrilaual 6 peal. Joonlaud tuleb asetada üle haava kõige pikemale kohale kella numbrilauast lähtuvalt. Lamatise laiust mõõdetakse suunaga küljelt küljele. Haava laiust mõõtes mõõtke lamatise pikkusega risti haava kõige laiemast kohast. Selleks asetage joonlaud haava kõige laiemale kohale ja mõõtke suunaga kella 3-st kella 9-ni. Lamatise sügavust mõõdetakse haava põhja kõige sügavamast osast. Haava sügavust mõõtes asetage vati otsaga pulk haava põhja kõige sügavamasse kohta. Seejärel võtke sõrmedega vati pulgast kinni sealt, kus on haava serv ja mõõtke joonlaua abil vati pulgal tähistatud pikkus. Sügavuse mõõtmine võib patsiendile valu tekitada ja seda tuleks mõõta vaid juhul, kui see on vajalik. Sügavust mõõdetakse 3. ja 4. astme korral. Haavandi taskut mõõtes otsida üles haavandi tasku kõige sügavam koht. Võtta sõrmedega pulgast kinni sealt, kus on haavandi serv ja mõõta joonlaua abil pulgal tähistatud pikkus. Lamatise pikkuse mõõtmisel tuleb kõige pikemast kohast teha üks foto. Laiuse mõõtmisel tuleb teha foto haavandi kõige laiemast kohast. Fotod koos kuupäevadega tuleb teha iga kord, kui toimub haavandi mõõtmine ja need lisada lamatishaavandi hooldusplaani. Haavandi tasku korral mõõta tasku sügavus ja asukoht vastavalt kujuteldava kella numbrilaua numbrile. Teha sellest foto ning lisada see koos kuupäevadega lamatishaavandi hooldusplaani.